Tere! Kutsun kõiki elurõõmu näitust vaatama ja kuulama, sest on eriolukord ja näitus sellega edasi liikuda planeeritud kohtadesse ei saa. Kõik osalejad jutustavad oma loo. Mõnusat näituse vaatamist ja kuulamist. Töötasin selle näituse printimise ajal ettevõttes Smart Print OÜ. Mul oli suur au printida Tiinale see näitus. Tänan usalduse eest. Minu pildi pealkiri on "See rõõm on elust endast, mis mu rinnas laulu lööb". See on sellepärast, et armastan muusikat ja mulle meeldib laulda. Ja nautige seda suurepärast näitust. Mina olen Tanel Ruuben, mängin lööpille. Mulle meeldib maailm, mulle meeldivad rütmid. Maailm on täis erinevaid inimesi, erinevaid rütme. Pakun minagi teistele omalt poolt mõtteid ja rütme. Seega maailma rütmi. Trummimäng on minu jaoks rännak. Rännak iseendasse. See aitab mul püsida oma keskmes ja olla enesega ühenduses. Rütmitaju on meil kõigil olemas. Mõnikord lihtsalt juhtub, et igapäevaelu rutus kaotame oma rütmi. Nii eksime teelt ja võime sattuda radadele, mis ei olegi otse kui meie omad. Kui enda rütmi aga taas üles leiame, loksub kõik paika. Asjad hakkavad taas sujuma ja meie elu hakkab jälle meie oma rütmi järgi kulgema. Sellest ka minu pildi pealkiri. Kui leiad oma rütmi, hakkab ka elu jalg selle järgi tatsuma. Mina olen Mari ja ma olen Rapla tüdruk. Aga õppinud olen ma Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusikat. Kui ma 2007. aastal seal õppima hakkasin, pidin hakkama sõprust sobitama ka torupilliga. Ja sellest ajast peale ongi torupill minu hea kaaslane. Nii pärimusmuusika kui ka torupill on avanud mulle minu elus palju põnevaid ja ootamatuid uksi. Kuigi ma täna ei tegutse kui elukutseline muusik, siis pärimus on siiski oluline osa minu elust. Vana on uuesti moes. Meister aitab harmooniku pillitöökojas uuele elule temast endast rohkem kui 2 korda vanema lõõtspilli. Alustades uue triki õppimist on tihti hirm, et äkki teeb midagi valesti ja kukun alla. Triki ärategemine ja hirmu ületamine tekitab aga meeletult hea ja võimsa tunde. Pärast seda tekib tunne, et suudan kõike ning see tunne kandub üle ka teistesse eluvaldkondadesse. See õpetab aru saama, et hirmul on suured silmad ja tihti on hirm asjatu. Täna suudan ma palju rohkem, kui oleks kunagi osanud arvata ning loodan, et mu areng jätkub. Ületades hirme, liigutada oma võimete piire. Mina olen Maret Kollin. Miks mulle meeldib rattaga sõita? Rattaga sõites näed kuidagi rohkem, saad oma mõtteid mõlgutada ja rattasõit annab vabaduse. Selle aeg, mis ma olen Eestis olnud, ma olen tantsinud, ma olen õpetanud. Ma olen teinud umba erinevad treeningud saalis ja basseinis, hanklidega ja toolidega ka. Aga kõik on seotud nagu tantsuga ja minu jaoks on väga tähtis selle tantsimine. Selle kultuuri, mis ma kasvatasin Ecuadoris, ta on koos minuga kogu aeg, kui ma võtan ette lood, need rütmid, mis seal mangitakse ja tantsitakse, siis ma ka hoian vormis. Need tantsud on emotsionaalsed ja temperamentsed ja tuju on alati hea. Alati mõtlen, et elu on rõõmsam, kui me tantsime. Kui me kuulame muusika ja tantsime oma südamega, siis jalad tulevad järgi. Mina olen Olga ja mulle meeldib tantsida. See annab mulle elurõõmu. Eriti toredad on mustlastantsud. Ma olen ka õpetaja. Tants on osa minu elust, mis annab elule vürtsi. Liikumine aitab mul ka terve olla. Soovitan mis tahes liikumist kõigile. Tantsides elu ilusamaks. Tantsides kergust. Tantsides küllust. Tantsides imesid. Valgust, armastust. See, millele keskendud, see kasvab.
tõepoolest, tants on olnud minu kirge tööriist nii kaua, kuni ma mäletan iseennast. Ja õpetama hakkasin ka väga vara. Nii on olnud staaži kogunesti 30 aastat. Et sellel teekonnal olen õpetanud klassikalisemalt kui ka sügavamalt. Mulle meeldivad ka tantsuteekonnad ja tantsuprotsessid, kus pole ette näidatud koreograafiat, vaid tantsid lihtsalt iseenda sisse. Lased ennast vabaks ja lased rütmidel ennast kanda. Teekond tasakaalu poole. Kord viib elu mäest ülesse, siis alla. Mõni päev on päikeseline, siis pilvine. Tasakaal ei ole konstant, tasakaal pole koht, kuhu jõuda. Tasakaal ei ole staatika, tasakaal on tants, dünaamika. Igas ühes meist on tasakaalu kese, meie enda kese. Tehes näiteks aastanaid sõdalane 1, sõdalane 2, sõdalane 3, on lihtne tajuda oma rahu keset. See on paigal olev aastana, kus sa ei liiguta, sõdalane on paigal ja hingab. Sellel pildil on tantsiaassana. Oma pildi pealkirjas ütleme, et me ei saa alati valida, mis muusikat elu meile mängib, kuid me saame valida, kuidas me selle järgi tantsime. Eesti rahvas on ikka olnud laulu- ja tantsurahvas. Selle kinnituseks on meie rikkalik rahvatantsupärand, millele aina lisandub folkloorset uusloomingut. Näitab seda ka tantsupeo kui traditsiooni populaarsus. Olgu kaerajaan või tuljak, tantsu aluseks on alati olnud mingi tähenduslik sündmus, mingi rituaal või mõtlema panev lugu. Ja isegi kui tänapäeval tantsime rohkem lustist, mitte niivõrd rituaali pärast, on need mõtted, tunded ja taotlused endiselt neis tantsudes sees ja nii mõjutab see ka alati tantsijat ennast. Ikka jutustatakse tantsukeeles mõnda lugu. Kõigi meie elutantsus on erinevaid käike ja pöördeid, kuid kui tegeled asjadega, mis sulle rõõmu pakuvad, säilib ja kasvab ka elurõõm. Jah, ma unistan olla vaarao. See on lugu Egiptuse naisvaaraos Kleopatrast, kelle olemuse lõin enda jaoks läbi tantsu, armastuses selle maa ja kultuuri vastu. Kleopatra on öelnud, ärge kunagi oma unistustest loobuge. Mõnikord tuleb nende nimel kõvasti võidelda, aga kui te seda ei tee, siis ei tee seda keegi teine. Selline on ka minu sõnum läbi tantsu esinedes Kleopatrana. Proovi elada hetkes, jaga oma armastusenergiat ja kogemusi teistega. See on minu elu filosoofia ja ma tahan seda jagada teiega. Kosmeetikuna armastan kirglikult seebikunsti. Olen suur optimist ja seepärast meeldibki mulle mõelda, et inimesed on ilusad ja head. Juba pisikese tüdrukuna teadsin, et suurena hakkan tädisid ilusaks tegema. Tänaseks olen töötanud 25 aastat kosmeetikuna. 10 aastat tagasi avastasin imelise seebimaailma. Tookord ma veel mäletan, et kahtlesin, et kas ja kellele neid käsitööseepe vaja on. Kas minule, kas sinule, kas temale? Kuid mõni aasta hiljem elasin läbi midagi väga kohutavat, mis andis mulle kindlust, et just käsitöökosmeetikat mul ongi vaja. Ma olen nüüd täiesti kindel, et puhtus ja ilu käivad käsi käes. Teie seebitav kosmeetik Kadri. Mina olen Katre Kübarsepp. Minu elurõõmuks on valdavnukkude meisterdamine nii väikestele kui suurtele ja ainult naturaalsetest materjalidest lambaviljaga täidetuna, et lastel oleks parim. Pildi pealkirjaks sai meisterdades elu, päris elus poiss. See võtabki kokku selle, et ole ise oma õnne sepp ja loo nii, et asjades oleks hing. Aitäh külastamast!
Olen Helerin Väronen ja minu pildi pealkiri on Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. 6 aastat tagasi alustasin hobikorras amiguurumi stiilis mänguasjade heegeldamisega. Kõik sai alguse sellest, kui üks lastest ühte heegeldatud nukku soovis. Ma ei olnud nõus seda ostma ja kuna mu üks elu motosid on lause Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, proovisin leida sobivat mustrit, et ise selline nukk heegeldada. Just siis ilmus Mari-Liis Lillelt raamat Võluväega mänguasjad, kus sobiv muster sees oli. Ja sellest hetkest sai alguse mu armastus mänguasjade heegeldamise vastu.